Gümnaasiumisse ja teen teile ühe põneva tuuri nii uues kui vanas majas. Praegu oleme me siis Kotsepuu hoones ja see Kotsepuu hoone on koolimajaks ehitatud 1954, 53, 55 ja renoveeritud nüüd siin siis paar aastat tagasi, nii et meie kool on siin 4. aastat sees. Aga vaatame ringi, mis siin toimub. Ja praegu me oleme Kotsepuu maja südames, see on aatrium ja nagu te näete, siis tegelikult on siin ruumi väga paljudele õpilastele, siin saab süüa, siin saab kontserte pidada, siin saab enne tunni algust oodata, et tunnid algavad, me ei aja kedagi koju, sest kool on nagu kodu ja siin võib ka pärast tunde olla koos oma sõpradega. Siin te näete meie orelit. Meil on majas 3 orelit, selles majas on 1 orel ja siin on tegelikult väga hästi näha ka see, kuidas terve maja paistab läbi. Klaas on igal pool, et see maja on läbipaistev ja see võimaldab meil siis seda, et me oleme kogu aeg kõigile nähtavad ja me teame, mis toimub, me oleme avatud, me õpime erinevates ruumides, me õpime koridoris, me õpime siin, me õpime õues ja see kõik on tegelikult väga mõnus ka ühel sellisel väga sügisesel ja pimedal novembrikuu päeval, kui sees on soe ja paistab päike. Tegelikult siin on üks kõige olulisem pilt selles majas. Ja kui me seda maja kunagi hakkasime planeerima, siis me otsustasime, et me unistame ja me unistame suurelt. Ja te näete, roosaga on nüüd markeeritud see vana Stalini aegne koolimaja ja meie siis unistasime siia juurde aatriumi ja jooksurajad ja helikopteriplatsi ja igal pool mängimise võimalusi. Ja tulemus oli see, et kui alguses öeldi, et raha ei ole, siis tegelikult, kui sa unistad ja oskad sellest rääkida, siis sa saad endale kõik. Nii et praegu ongi meil aatrium ja meil on helikopter maandunud ja meil on ka jooksurajad. Me oleme praegu Kotsepuu maja ühes koduklassis. Et selles majas on siis igal klassil on oma koduklass, see on praegu siis 6. C-klass. Ja kui me vaatame ringi, siis tegelikult on näha, et igas klassis on olemas nutitahvel, valgetahvel, kriiditahvel ja siis on veel selline magnetsein, kuhu saab kirjutada ja panna. Ja tegelikult see nutitahvel on nüüd ülimõnus, et näete, et ma saan teda tegelikult hästi mugavalt niimoodi siin kruvida edasi-tagasi. Ma võin kasutada mingisugust valgetahvli tarkvara. Nii, võtame siit valgetahvli, võtan pliiatsi, kirjutan. Nii, väga mugav on kirjutada, midagi näidata, mingeid pilte panna, midagi markeerida, pärast seda kõike kustutada, et ta on hästi intuitiivne. Ja tegelikult üks asi, mis käib meil siia komplekti juurde veel, et õpetajal on arvuti, aga õpetajal on olemas ka dokumendikaamera. Nii et siin laua peal on dokumendikaamera. Ma panen nüüd selle valgetahvli tarkvara kinni ja võtan dokumendikaamera lahti. See tähendab, et kui mul on ükskõik mida vaja vaadata, võtan klassist, panen selle siia, siis mul on võimalik kohe siin mingisuguseid asju hakata täitma, kirjutada siin midagi juurde, tõmmata midagi alla, nii et hästi mugavalt saan seda teha. Ja selle klassiruumi puhul siis veel, et need asjad on kogu aeg siin olemas. Vajadusel, kui õpetaja jääb hätta, siis IT-õpilased aitavad. Ja mis on selles klassis veel tore, et selles klassis on mööbel natuke teistsugune. Et siin on sellised kolmnurksed lauad ja selles klassis näiteks on pandud üks selline suur 3 rivi laudu. Nii et ma saan väga mugavalt neid ümber paigutada kas rühmadesse või täiesti eraldi. Ja igal õpilasel on siin klassis oma kapp, kus ta saab siis hoida kas oma õppetööga seotud asju või midagi muud. Mõni kapp on tühi
et see ülemine osa või tagumine osa siis klassis on selline mõnus koht õpetaja jaoks ja õpilaste jaoks. Ja sellised klassiruumid on siis Kotsepuu majas kõigil klassidel. Mina olen Maria Missepp 8. C-klassist ja olen Gustav Adolfi gümnaasiumi IT-õpilane. Tere, mina olen Marta Veesak ja ka 8. C-klassist ja Gustav Adolfi gümnaasiumi IT-õpilane. Tere, mina olen Mariel Lamp, ma olen 8. B-klassist ja ma olen Gustav Adolfi gümnaasiumi IT-õpilane. Räägime siis kõigepealt, kes siis üldse IT-õpilased on. Kõigepealt ma ütleks kohe ära, et kui keegi õpilane tahab hakata IT-õpilaseks, siis selleks ei pea üldse oma mingisuguseid kindlaid mingeid teadmisi tehnikast, IT-vallast üldse. Põhimõtteliselt sa ei pea mitte midagi sellest teadma ja võid hakata IT-õpilaseks. Ainus, mis sul siis olema peab, sul peab olema huvi selle vastu, sest et see IT-õpilaseks olemine võtab väga palju aega, vaba aega sinu elust ja kui sul huvi on, siis sa seda leiad. Huvi ei ole, siis seda aega ei leia. Seega siis ma ütlekski, et IT-õpilased on sellised uudishimust haaratud tuleviku poole arenejad, sest nagu me kõik teame, tahes-tahtmata tehnika areneb ja kõik see IT, kõik see tehnika on suur osa meie tulevikust, on suurem osa. Ja selle õpilasi seda, õpetada neile seda ja selle poole püüelda on väga mõistlik. Ja IT-õpilased on justkui õppivad õpetajad, et nad õpivad, aga samas kui me õpime ise, siis me ka alati õpetame teistele oma kooliõpilastele neid asju, teadmisi, mis me oleme saanud ja siis ka kooliõpetajatele, väljaspoolt kooliõpilastele, õpetajatele ja samuti ka tegelikult Eesti riigist väljapool olevatele õpetajatele, õpilastele. Siis klassis on IT-õpilane selline esmane abi õpetajale, et kui näiteks juhtub, et arvuti jookseb kokku või kõlar ei tööta, et siis ei pea iga kord kohe seda IT-abi kuskilt maja pealt otsima minema, vaid mõni IT-õpilane tavaliselt enamustel juhtudel alati oskab selle probleemi ise lahendada ja tund saab ilma pikema katkestuseta edasi minna. Kindlasti IT-õpilased on suur osa kooli esindamisest, et igasugused, kui meil on töötoad, tulevadki need välismaalased, teiste koolide õpilased, käime ise, läheme kuskile esitlema, mingeid töötuba andma, sest see kõik ikkagi jätab meie kooli nime maha. Ja siis ütlekski, et IT-õpilased on tulevikumuutjad. Et ma olen päris kindel, et enamus IT-õpilased kunagi tulevik on kuidagi selle tehnoloogiaga seotud. Ja kes teab, võib-olla mõtlevad veel midagi toredat välja, kuidas meie elu veel paremaks teha. Aga kui kaua te muidu olete olnud IT-õpilased? IT-õpilane konkreetselt olen olnud äkki 3 aastat, aga
arvutusega ma olen tegelenud juba 7. aasta läheb. 3. siis või? Ei, teisest. Mul on see aasta on 2. aasta, liitusin eelmine aasta, tahtsin tulla, siis ma olen ainuke tüdruk praegu, kes läks enda klassist IT-õpilaseks. Aga sina? Ma ise olen ka niimoodi selle digindusega nagu tegelema hakkasime, minu meelest oli hoopis 3. klass. Teisest. No 2., 3., ütleme niimoodi. Ja ka IT-õpilaseks ma hakkasin, kui ma sellest esimest korda teada sain, või kui ma teada sain, nii ma hakkasin. See oli, vist oli 5. klass, ehk siis nüüd siis läheb 3. aastale. Jah, 3. aasta. Miks see on lahe olla IT-õpilane? Sellepärast, sest on hästi palju erinevaid üritusi ja Ingrid teeb alati mingit kooki. Ingrid teeb kooki. Gustav Adolfi gümnaasiumi peamaja arvutiklassis number 1, mis on tegelikult siis kõige vanem arvutiklass ja kunagi oli siin lasketiir, aga ma julgeks öelda, et minu meelest on see ka üks ilusamaid arvutiklasse Tallinna linnas. Siia mahub sisse korraga 36 õpilast ja meie koolis on siis selline põhimõte, et meil ei ole eraldi informaatikatunde. Meil on lõimitud kogu arvutiõpetus või kogu digipädevuste arendamise oskus aineõpetusse. Iga aineõpetaja vastutab oma osa eest. Me alustame juba algklassides, see tähendab, et esimene kooliaste annab hästi tugeva põhja. Meil on selleks loodud eraldi IKT ainekava ja ma toon näiteks näite, et näiteks Exceliga tegelevad matemaatikaõpetajad, esitlustega võõrkeeleõpetajad, humanitaarainete õpetajatele jäävad tihti igasugused sellised tekstitöötluse asjad ja tulemus on see, et me arendame seda digipädevust läbi kõigi kooliastmete ja läbi kõigi klasside. Et see digipädevus on nagu üks osa sellistest baasoskustest. Ja üks põhimõte veel, tegelikult ma ütlesin, et kõik õpetajad tegelevad selle arendamisega, aga kõik õpetajad ei pea seda oskama. See tähendab, et tegelikult on meil loodud abistavad juhendid ja siis need klassiruumid, need on meil kõik lahti. Meil on alati olemas IT-tugi, kes istub seal eesruumis ja on valmis appi tulema. Nii et õpetaja ülesanne on anda õpilastele võimalus. Nemad tulevad arvutiklassi ja siis aitab juba kas IT-õpilane või videojuhendid, nii et oluline on ju, et areneb õppijate digi.